Siin Paide linna Kunstmuru staadionil lõppes äsja üks väga äge ettevõtmine jalgpallimatši raames, kus Paide linnameeskond Premium-liigas Tallinna FC Loraga piigid ristas ja seal linnameeskond küll jäi kaotajaks pooleks sellel korral, aga kaotajaid ei olnud kindlasti Sinilille teatejooksus, kus siis esimesed kuni 3. klassid väga paljudest Järvamaa põhikoolidest täna jooksid ja lõpetasid sellega ühtlasi ka veteranikuu ettevõtmise Paide linnameeskonnas. Teatejooks kõigile Järvamaa põhikoolidele 3 etapis, kõigis vanustes ja kõik klassid said joosta, osales üle 200 lapse ning võidukarikad jagus kõigile võitjatele, medalid said kaela kõik jooksjad, aga selle päris suure võidu ekskursiooni ükskõik kuhu Eestis autoserdi, džässpesulate, Eksmeti ja Ramirendi toel võttis Paide Hammerbecki põhikooli esimene A-klass. Nii et vaatame, millised emotsioonid täna väljakul valitsesid ja kuidas hindab ürituse kordaminekut Järvamaa Kaitseliidu maleva pealik kolonelleitnant Guido Pettai. Kaitseliidu Järvamaa maleva pealik kolonelleitnant Guido Pettai Paide linnameeskonnaga koos sai siin aprillis tehtud üks väga vägev üritus. Sinilille teatejooks on lõppenud. Kuidas hindad, kas läks korda? No ikka läks korda. See oli lastelt oli see väga hea panus, väga palju erinevaid õpilasi ja koole, väga palju erinevaid koole just osales. See on nagu väga hea meel, et see info jõudis ikkagi nagu massidesse. Sinilille kuud, veteranikuud tähistatakse ju päris mitmendat aastat ja igal aastal on ta üha kasvav üritus olnud. Kogukonnad tulevad sellega järjest paremini kaasa. Ja tulevad küll. Ja loomulikult on meie enda inimesed, kes seda korraldavad. Erinevad kas siis jooksud, rännakud, matkad. Et see annab inimestele sellist usku, et me oleme kõigil teel. Et veteranid on meie nii-öelda hinge ja naha vahele pugenud ja inimesed austavad meid. Oled olnud ise väga aktiivne just nimelt kogukondadega suhtlemisel. Kaitseliit läbi põimunud siis kogukondade ja nende tegevustega vist ongi ainumõeldav variant, kuidas selline organisatsioon saab edukas olla. Ja, see ongi see nii maakaitse. Maakaitse ongi ju meie enda maakaitse, et omal maal omad inimesed, kes teavad oma nii-öelda igat põõsast, iga kivi, iga kraavi. Ja see on kõige võimalikum kaitsemoodus, mida me saame siin Järvamaa näiteks korraldada. Paide linnameeskonnaga ilmselt ka edaspidigi vahvaid üritusi tulemas koos? Ikka, hea koostööpartner. Me üritame olla nii hea koostööpartner vastu ka, nii et hästi on see juba nii sujunud ja toiminud. Aitäh, Guido! Õnnestus meil ka üks võidukas perekond kinni püüda Hammerbecki põhikooli esimese A-klassi õpilane Frank ja tema ema Marta Averil Grauberg. No Frank, kuidas oli? Kas oli väike ärevus ka sees, kui see suure auhinna loosimine käis? Oli. Aga siis, kui see nimi välja tuli, et teie klass, oli hea meel? Siis ma olin väga õnnelik. See on väga aus vastus. Mis ema süda tegi sellel ajal? Minul põksus topeltkiirusega, sest et mul oli 2 last siin seda loosi ootamas, et teine vanem laps jooksis oma klassiga ka, aga siis jah, väga rõõmsad oleme, et siin ühel siis õnnestus tõesti see loos saada. Kas, Frank, kas sa tead, olete te klassis ka arutanud juba, et juhul kui võitma peaks, et kuhu siis ekskursiooniga minnakse? Ei ole veel. Aga jõuab seda teha veel? Jaa. Plaanisid, me korra midagi seal lapsevanematega rääkisime, et äkki Tallinna loomaaeda, aga vaatame. Marta, sa oled ise Paide muusika- ja teatrimajas igapäevaselt toimetamas ja Paide linnameeskonda sinna juured päris ikka tõsiselt sisse ajanud. Neid ettevõtmisi üheskoos on seal päris palju. Just, ja selle üle on ääretult hea meel, et tegelikult me juba proovisime seda asja hakata ajama seal enne koroonat, siis vahepeal erinevatel põhjustel seda ei saanud korralikult käima tõmmata, aga nüüd on väga hea meel, et mitmeid asju tõesti on õnnestunud koos teha. Olen näinud linnameeskonna mehi seal verd käimas, annetamas. Eelmisel nädalal oli just meil lastehommik, rüütlite teemaline, nii et ma usun, et see on alles algus. Et kindlasti võtame midagi toredat veel üheskoos ette. Frank, sa käid ise jalgpallitrennis ka? Ei käi. Aga nüüd tänast mängu vaadates tekkis tunne, et võiks natuke palli mängida või? Jaa. Aitäh ja palju õnne veel kord siis võitjatele ja head reisi Tallinna loomaaeda või kuhu see iganes tuleb. Jah. Aitäh.